Et peaks olema rohkem selliseid inimesi, kes siis enda amet ei pea olema teiste aitamine otseselt, tähendab, ma mõtlen, nagu mina teen vastuvõtte, aga siis läbi oma teadlikkuse nad toetavad siis maa peal arengut. See on tõsine teema, et tegelikult teadlikke inimesi on rohkem juurde vaja ja kiiresti. Et ma hästi kiiresti nagu tutvustan oma visiooni või siis mulle kanaldatud visiooni, et kes on nagu siis meister, on ju, kellel on siis ühendus oma vaimuga, oma sisetundega, oma vaimenergiaga. Te kõik teate seda, ma lihtsalt kordan üle. Siis tekib selgus, teadlikkus, kes ma hetkel olen, milliseid otsuseid on vaja teha, tuleb suurem enesekindlus, tekib suurem enesekindlus, endale toetumine. Siis on avatus elule ehk siis avatus ja vastuvõtlikkus, usaldus on suurem. Ja siis on tegutsemine vastavalt sisetundele, et tegelikult see inimene on nii-öelda valgustunud inimene, kes toetub oma potentsiaalile ja areneb edasi. Kogu aeg areneb edasi. Ja sellest järgmine samm oleks see, et teadlik inimene on tugev lüli ja ainult inimesega, kes toetub täielikult enda potentsiaalile, võib alati küsida, aga inimene kasutab kogu oma potentsiaali, siis sellise inimesega on võimalik luua ühisväli. See on nagu järgmine jutt, jälle tõsine. See on ühisvälja loomist võib alustada sarnaselt, nagu me oleme koosolekuid pidanud, et siis teatud asjast tõeliselt huvitatud inimesed saavad kokku ja neil on mingi ühine nägemus, mida nad siis teatud kas riigis või ettevõttes või peres või mida nad soovivad kogeda. Ühised punktid kirjutatakse üles, ühised taotlused sõnastatakse nii, et igale ühele tunduvad, et täpselt omased, täielikult omased. Ja siin on üks tähtis punkt juures, et kõik, kes loovad ühisvälja, toetuvad enda potentsiaalile. Me teeme pärast ühiteadvuses praktika ka, ütleme, et see enda potentsiaali aktiveerimine ja endale toetumine. Ja see ei tähenda seda, et ma üldse nõu ei küsi, on ju. Saate isegi aru, et see on alati võib küsida ja koostööd teha. Need maavälised ei ole päris maavälised, ma pean seda lihtsalt teile selgitama, siis te hakkate vaatama, kuidas mis uudised tulevad ja saab sellest suuremast plaanist aru, et inimene hakkab elama kuni 300 aastat. Võib-olla rohkem, ma räägin parem tagasivõitlikult ja kindla peale. Me peame psüühiliselt valmis olema selleks. Kuidagi on maa kohal, enamised on natuke õhus, mitte ülikõrgel, aga kuidagi on maa kohal on, enamisi tähendab. Nii et maa peal näeb nagu ruumi rohkem. Ühesõnaga ulme versioonis, aga ma olen reaalselt näinud, et linnad on maa kohal. Ma ei tea, mis õhkpadi või mis see on, maa kohal. Siis, mitte nii muidugi, et ta kõik valgus ära katab, aga ütleme selliste vöödena. Ja toidust energia omastamine, ehk siis võime toidust võtta energia, salvestada see kuhugi. Kui ma võtan seda sisse, siis ma saan selle energia. Kuskil vanus jääb 50 kanti, saab nagu nooremaks teha, aga päris 20 välja ei hakka nägema, aga sellised kõik sellised vanemad on kõik sellised umbes 50-sed. Ja nüüd on küsimus see, et kuidas me nende maavälistega jagame oma elu, las see jääb tulevikuks, me ei pea sellele täna kogu energiat või tähelepanu ja aega raiskama. Te ei tohi enam olla psüühiliselt mõjutatavad, kergelt mõjutatavad. Et tuleb olla küll avatud, mitte mingit kaitset või mulli me ei loo siin. Tuleb olla avatud elule, avatud armastusele ja siis osata nagu lõimuda. Ja samas sellest kogemusest täielikult nagu välja tulla, puhastuda. Kogu oma närvisüsteem puhastada mõjutustest.
närvisüsteem, füüsiline keha raku tasandil kogu oma energiakeha. Ja see on võimalik ja täitsa uskumatu, kui palju see aitab ka terve olla. Ehk siis see, et meie saame vabalt oma loovenergiat kasutada loomiseks, see on täiesti super. Ja seda tuleb kasutada ka. Ja seda saab kasutada vabalt, kui olla ühenduses oma vaimuga, vaimenergiaga, mis on osa loovast energiast. Ja olla selge ja teadlik, et mind ei juhi just nimelt ego, tavateadvus, vaid vaim ja vaim on kontaktis otseselt loovenergiaga. Ja siis on lihtsalt see enesekindel otsus, tahe ja vastuvõtmine. Kergemalt elamine. Et see kergust ellu rohkem. Armastust ja kergust. Praegu me ei ole küll võrdsele tasandile jõudnud. Ja ma jumala eest ei loo siin seda, et me midagi nõrgemad oleme. Ei, see on meie enda kas teadmatus või laiskus. Et praegu me võitleme vabandust, aga ma ütlesin praegu nagu inimkonna nimel rohkem. Et võitleme nii-öelda oma igapäevase elu eest. Aga tegelikult peaks rohkem looma tuleviku nimel. Inimesel on mitu rolli. Rollide arv suureneb inimesel. Nimetame vana järgi siis rolliks või. Ja. Et näiteks on niimoodi, et kuidagi teadlikkus on suurem, leplikust on rohkem, ego ei valitse, aga inimesel on õigus öelda ei või jaa, valida seda, mida ta tunneb hinges, et ta vajab. Ehk mis see siis tekitab? See tekitab sellise olukorra, kus need inimesed, kes füüsiliselt sobivad, tahavad füüsiliselt üksteisega energiaid jagada, olgu seda see kallistus ainult või koosistumine, saavad kokku mõistuse tasandil läbirääkimised, vaimu tunde tasandil loomine. Ehk selles mõttes võib-olla on seda praegu keeruline mõista, aga see ei olegi nii nagu valus kunagi hiljem üldse. Et samas teadlikumad paarid, inimesed sobivad füüsilise mõistuse tunde tasandil koos täielikult. Sobivad, nad ei vaja võib-olla kedagi. Et ma ei räägi polügaamiast nagu reeglina või valdavalt. Ma lihtsalt räägin sellest, et inimesed elavad teadlikumalt ja nad ei lepi, tähendab sellise väga vähesega millegi nimel. Kus on selline tunne, nagu et issand, et põhiline, et oleks kodu ja oleks toit, aga saate aru, psühholoogiliselt mõjutatakse meid hiljem teistmoodi. Kui meil on tasuta see kodu ja energia olemas ja mingi söömiseks mingisugune energia eraldatud näiteks. Ja teised teenused on mingite loa või mingite punktide alusel, siis tekitatakse inimeses selline tunne jälle, et nagu, et ta õudselt vajab neid teisi, et muidu ta ei ole nagu täisväärtuslik, saab aru. Et me mõtleme praegu, et mis siis on elu lill, No ei ole päris nii, tähendab, igaüks tahab mingeid selliseid teenuseid saada, mida ta vaatab, et issand teine saab, Et see on suhteline, et alati võib olla rahulolematu, päris tõsiselt. Ma võin väga palju juurde seda infot kanaldada ja kirja panna, et las see olla. Tähendab, millele meie praegu peame toetuma ja millega tegelema, on siis viimane tagumine aeg olla täielikult ühenduses oma vaimenergiaga, suutma vastu võtta otsuseid lõplikult, igasugused otsuseid täna võtame ka praktikaga. Ja tõesti kasutada kogu oma potentsiaali, et olete palju enamaks võimelised, palju enamaks. Et ma küll lõimun ja olen natuke mõjutatud, näiteks mingi grupiga, ma ei hoia neid, kuidas ma saan mitte lõimunud olla üldse teiega siin ees ka, ikka olen, aga et me oskame ka siis väljuda, seda on ainult selleks vaja, et tunda, kes mina olen ja kuhu suunas ma liikuma pean. Täitsa tüüpiline näide on praegu, nii palju on vastu võtta. Igasugused haigused, igasugused on hästi kiiresti tekkinud sellest, põhiliselt sellest, et hing, inimese vaim,
vaim tunneb, et siin polegi nii huvitav enam elada, no ei ole eriti huvitav, ei ole kirge ja midagi, mis nii väga innustaks, ma ei ole näinud füüsilisel tasandil kirge, aga noh, sellist on ju nagu suurt huvi elu vastu. Ja siis hakkab pihta, see aktiveerib kohe sellise, et inimene saab siit ära minna. Ja selleks, et kirg tekiks elu vastu, suur armastus elu vastu, teate küll, silmad säravad ja inimene õitseb. On vaja olla ühenduses oma tunnetega, tunnetada, mida ma vajan, milline tee mul on, võib-olla ma pean 90 kraadi muutma seda, 180 kraadi ja võtma vastu otsuseid, kas ühe sammu haaval, poole sammu haaval. Põhiline otsus alguses vastu võtta, ei ole üldse nii hirmus. Ja kui ei saa üksi hakkama, siis tulla ja koos leida see, tunnetada, aga selles mõttes selle protsessi käigus inimene õpib ennast ja järjest rohkem tunnetama. Ja näete kohe, saate aru, ühisväli on nagu reserv, nagu pank, mis inimene saab sealt ja annab sinna. Annab sinna ja saab sealt. Kui on vaja, saab sealt jõudu, et realiseerida küllust, annab sinna näiteks armastust. Noh, selles mõttes, et see on selline tõesti reservpank. Ühel päeval ärkan, olen natu nagu nõrge. Ma saan ühisväljast keskendun mingile oma ühisväljale. Ma saan sealt nagu jõudu. Ma pärast olen nii õnnelik, ma annan sinna tagasi. See on selline ühisväli on toetav. Ainult, et jah, taotlused peavad olema sarnased. Nii, oota, kas tekkis küsimuse puhad kehas? Esiteks kohe kontrollida, teha väike meditatsioon, sisevaatlus. Milline suhe on eluga? Mina ja elu. Täiesti üldiselt niimoodi, elu väljaspool end. Kas ma armastan seda elu? Kas ma olen sellest nii väga huvitatud? Et ega ma ei klammerdu selle pärast selle külge, et ma kardan surra. Noh, täielt jama, see ei päästa kunagi ära aine. Kas ma tõesti tunnen huvi, et olla siin selles sageduses, selles kehas? Seda kontrollida ja kuidagi tekitada see huvi, kui on ikka tahtmist. Teha midagi, mis tõesti aktiveerib tohutult füüsilise mõistuse või tunde tasandil. Siis vaadata nii, mis kogemustega ma olen siiamaani lõimunud, millest ma enam üldse ei hooli. Teine samm kohe. Nii, kas oma lähima partneriga, sõpradega, töö juures, kellega ma olen lõimunud, mis kogemustega ja kellega seoses. Ma olen lõimunud nii, et see on mind väsitanud. Või minevikust kuni 3, mõnikord isegi kuni 5 aastat tagasi. Mis kogemustest ma pole siiamaani välja astunud täielikult. Tegelikult välja astumine on see, et ta ei tule üldse meelde. Võib-olla keegi meenutab, aga ta ei tule üldse meelde. Oli kehv suhe, oli. Ma olen täiesti sellest välja astunud. See enam ei mõjuta, see ei mõjuta enam kehaparaku tasandil. Siis ei saa see haigus tekkida ka. Tahe elada, teatud kogemustest täiesti välja astumine, puhastumine. Üleüldse võib-olla mõned otsused ka, mõni kogemus on võib-olla praegu veel aktiivne, aga mu olemus ei kannata seda lihtsalt välja tähendab. See ei ole minu jaoks sobilik. Nii, sellest puhastumine. Ja siis on ainult uskumused, et on võimalik terveneda. Noh, on, tõesti on. Siin üks inimene räägib, teine inimene räägib. Kiirendada veel, kui on viimane häda käes, et tõesti on võimalik ka kiiresti terveneda. Võta vastu, lasen terveneda, muud mitte midagi. Inimene terveneb nii kiiresti. Aga mõnikord on väiksed kitsaskohad ja on täitsa aru saada, et mõni asi võtab natuke nagu kauem aega, et millest teatud kogemusest näiteks see vabaks saada. Ühesõnaga ma ei heida ette, kui see kiiresti välja ei tule. Aga ma olen korduvalt täheldanud, et kui me liigume kiiresti edasi, siis kohe keha reageerib. Mul on igasuguseid kogemusi olnud, varasemaid kogemusi. Ma ei võitle, aga mul on õigus otsustada. Nagu meistrina, mul on õigus otsustada, kas ma olen valmis mingiks asjaks, kas ma lõimun, teen midagi koos või ma ei tee. Aga ma ei võitle. Ma parem loom. Ei kaota üldse enam energiat võitlusele. Silmad võivad lahti või kinni olla, ükskõik.
alla. Aga kui tunnete, et kuhugi kisub ära, siis tehke ikka silmad lahti. Sest et eesmärk ei ole praegu, nagu mõned on nägijad siin, et niimoodi ringi joosta, vaid ikka luua maksimaalselt. Keha täielikult lõdvestuda. Peast jalgadeni. Ja aeglustan teadlikult, tahtlikult oma mõttetööd. Vaigista ja sulge oma mõtteid, nagu arvutis pilthaaval. Kõigepealt lülitame välja sellised süsteemsed mõtted kellegi või millegi suhtes. Pane kinni, täpselt nii nagu arvutis, pane lihtsalt kinni. Kui ühe korraga ei lähe, pane mitu korda. Vaigistan täielikult oma tavateadvuse. Tee nii, kuni valitseb tühjus, puhas ekraan. Ma olen avatud oma vaimenergiale. Ja iga taotlusega, mis sa ütled, sa tunneta, et see on sinu otsus. Me teeme koostööd ja see on sinu otsus. Ma olen täielikult avatud oma vaimenergiale, oma vaimule. Ma olen avatud ja võtan vastu, siis oma kehas võtan vastu kogu oma vaimenergia. Ma lasen oma vaimenergial olla täielikult kehas. Ma lasen oma vaimenergial olla täielikult kohal oma kehas. Siin ja praegu. Minu mõistus teeb minu vaimuga täiuslikku koostööd. Minu mõistus, tavateadvus, teeb minu vaimenergiaga täiuslikku koostööd. Ehk siis ma lasen oma mõistusel täielikult vastu võtta oma vaimenergia. Ära pinguta. Lihtsalt sinu otsus praegu loeb. Nii, ainult üks kord veel, et ma lasen oma vaimenergial olla täielikult kohal oma kehas. Võtan vastu. Ja tähelepanu läheb kehale, kogu kehale. Ma tunnen, et ma töötan kogu oma kehaga raku tasandil. Ma lasen oma vaimenergial olla kohal oma kehas. Ja ma töötan kogu oma kehaga raku tasandil. Haara kogu oma keha tähelepanu alla kogu keha varvasteni välja. Siis mõjuvad sinu taotlused hetkega kogu kehale. Ma tunnen praegu kogu oma energiat. Ma võtan tähelepanu alla kogu oma energia. Energiaga kehast väljaspool. Ja mõtlen ette ühe taotluse, te kuulake, ma kordan üle. Ma puhastan kogu oma keha raku tasandil.
kõikidest mõjutustest. Ja ütled lõppu, et mida ma ei vaja enam oma arenguks. Ma olen otsustanud, et ma puhastan kogu oma keha raku tasandil kõikidest mõjutustest, kõikidest võõrastest mõjutustest praegu. Ma puhastan kogu oma keha, kogu oma energia kõikidest võõrastest mõjutustest, mida ma ei vaja enam oma arenguks. Puhastan praegu. Ma puhastan kogu oma keha ja kogu oma energia kõikidest kogemustest, mida ma ei vaja enam oma arenguks praegu. Ma puhastan kogu oma keha raku tasandil ja tunnen, et kogemused lahkuvad. Kogu oma keha raku tasandil ja kogu oma energia puhastan kõikidest kogemustest. Praegu, mida ma ei vaja enam oma arenguks. Puhastan täielikult kõikidest kogemustest, mida ma enam ei vaja. Seega, kui vaja, annan ka oma mineviku vabaks. Ja mitte minevikku mäletada, aga ta annab oma minevikku vabaks, et see ei koormaks. Ma annan oma minevikust vabaks kõik kogemused, mida ma enam ei vaja oma arenguks. Anna täielikult vabaks, anna kergelt kõik vabaks. Tunne, et sa annad hästi kergelt kõik vabaks, kõik läheb. Kõik läheb, eemaldub, mida sa ei vaja enam oma arenguks. Las ta läheb armastusega. Ma puhastan oma närvisüsteemi kehas täielikult, täielikult kõikidest kogemustest läbi aegade, mis mind mõjutavad füüsiliselt või psüühiliselt. Ma lasen oma kehal täielikult puhastuda. Nii. Ja aeglaselt. Ma puhastan kergelt oma närvisüsteemi kehas täielikult kõikidest kogemustest läbi aegade. See tähendab, et ma puhastan ka alateadvuse. Eelnevates eludes saadud kogemused. Puhastan kogemustest, mis mind mõjutavad füüsiliselt või psüühiliselt. Ma lasen oma kehal täielikult puhastuda. Ma lasen oma närvisüsteemil täielikult puhastuda. Ma taastan täielikult oma närvisüsteemi kõige täiuslikumal moel.
kui see on olnud kuidagi mõjutatud. nii, ma taastan oma närvisüsteemi täiuslikul moel. ma taastan ja tasakaalustan oma närvisüsteemi täielikult. siis minu närvisüsteem on taastatud, terve. ja tasakaalus, täiuslikul moel. ma olen vaba kõikidest kogemustest, mida ma ei vaja. ma olen vaba kõikidest kogemustest, mida ma ei vaja. ma olen otsustanud elada täielikult terves kehas. ma kohe kordan, täielikus külluses, naudinguga. ma olen otsustanud elada. ja paneme tegelikult aja ka, siis on paigas, paneme järgmised 100 aastat ja panemegi nii ongi. ma olen otsustanud elada tänasest päevast järgmised 100 aastat täielikult terves kehas, täielikus külluses, ja suure naudinguga. ma olen otsustanud elada järgmised 100 aastat täielikult terves kehas. sinu otsus on tähtis. tunnetad, sa oled otsustanud. ma olen otsustanud elada järgmised 100 aastat täielikult terves kehas, täielikus külluses, suure naudinguga. ja nii see on. ja ma tean, et nii saab. mul on uskumus, et nii saab kergelt elada. täielikult tervena ja naudinguga. nii. ja me korrastame suhte eluga. ma armastan elu. ma avan ennast täielikult elule. ehk siis ma olen elule avatud. tunneta praegu protsentuaalselt, kui palju sa oled elule avatud. vaata sisemise nägemisega, tunneta minu avatus elule. siis 100%, kui palju sa oled avatud. ja praegu otsustame, et ma avan ennast elu suhtes täielikult praegu. ma avan ennast enda ja teiste kõrgemaks hüvanguks, et oleks turvaline. ma avan ennast enda ja teiste kõrgemaks hüvanguks täielikult elule, siis 100%. ma olen elule avatud täielikult. ava veel. kuni tunnetad, et nagu sfäär on ümber. ma olen täielikult avatud elule, enda ja teiste kõrgemaks hüvanguks.
olen avatud. olen täielikult avatud. nii. Endale toetumine. ma vaatan, kui suures ulatuses ma toetun endale. Endale toetumine, tunneta, lööd vastu. ma vaatan, kui palju ma täielikult toetun endale. võtame jälle protsentides 100%. Endale toetumine. otsus. olen otsustanud täielikult endale toetuda. ma toetun endale kergelt ja naudinguga. ma olen avatud andmisele ja saamisele. ja samas ma toetun täielikult endale, kergelt ja naudinguga. ma olen endale toetudes õnnelik. ma tunnen, kuidas ma toetun endale, enda potentsiaalile. ja ma tunnen, et ma olen endale toetudes õnnelik. võimete potentsiaal. Endale toetudes on vaja kasutada kogu oma võimete potentsiaali. ma keskendun oma isiklikule potentsiaalile. minu võimed, minu vägi, minu jõud, minu tõeline maapealne olemus. kogu minu tõeline olemus. ma olen otsustanud aktiveerida kogu oma võimete potentsiaali. ma olen otsustanud kasutada kõiki oma võimeid. kordame hästi aeglaselt, sest et selle taotlusega me võtame vaatluse alla kõik oma nii-öelda võimete keskused kehas. ma olen otsustanud võtta kasutusse, aktiveerida kogu oma potentsiaali, kogu oma võimete potentsiaali praegu. ja ma toetan teid täielikult. ma aktiveerin kogu oma võimete potentsiaali praegu. ma lasen oma võimete potentsiaali, oma võimetel praegu aktiveeruda. tunne, et sinu mõistus ei sega. vaim juhib. ma lasen oma vaimul juhtida kogu oma teadvust. ma lasen aktiveeruda kõikidel oma võimetel. ma tunnen, et ma soovin kõiki oma võimeid kasutada.
minu enda ja teiste kõrgemaks hüvanguks. ma olen valmis kasutama oma võimete potentsiaali. ma häälestan ennast nii, et ma olen valmis kasutama kogu oma võimete potentsiaali. ma olen otsustanud kasutada kõiki oma võimeid. minu tahe ja loomine realiseerub alati, kergelt ja kiiresti. minu tahe ja loomine realiseerub alati, kergelt ja kiiresti. ma teen täielikku koostööd puhta loova energiaga maa peal, lisame lõppu. ma teen täielikku koostööd, ma olen täielikus koostöös maapealse puhta loova energiaga. ma olen täielikus koostöös, tunnistad endale ja sa tunnetad seda kogu oma kehas. ma olen valmis, võtan vastu, olen täielikus koostöös puhta loova energiaga maa peal. ma tänan koostöö eest, ma tänan, see energia on päriselt olemas. ma kasutan seda enda ja teiste kõrgemaks hüvanguks. ja ma olen otsustanud, et nüüdsest alates realiseerub iga minu tahe, loomine. ma olen otsustanud, et nüüdsest realiseerub minu tahe, minu loomine kergelt ja kiiresti. koostöös loova energiaga. äge, toimib küll. nii, ja nüüd meie armas inimlik pool. sellist teistel olenditel puudub. ma keskendun oma südameväljale. südame ümber on eriline väli. lihtsalt kergelt, ära pinguta. ole mänguline. oluline on tahe, otsus. ning mine tähelepanuga oma südamele, oma südame juurde ja lihtsalt ütle selline abstraktne taotlus. ma keskendun oma südameväljale. ma aktiveerin oma südamevälja täielikult. ma avan ja aktiveerin siis südamevälja kogu potentsiaali. läbi südamevälja ma keskendun armastuse energiale terves kehas. lihtsalt taotlus. sa keskendud praegu oma armastuse energiale kehas, kogu kehas. ma vabastan oma armastuse energia kõikidest piiridest, kõikidest vanadest piirangutest, mida ma enam oma arenguks ei vaja. siis need lähevad kohe. ma olen otsustanud, ma vabastan oma armastuse energia kõikidest vanadest piirangutest.
täielikult kõikidest piirangutest. Ja tunneta, minu armastuse energia on vaba. Ma lasen oma armastuse energiat vabalt avalduda. Ja tunneta, kuidas sa võid oma armastuse energiat nii vabalt kasutada ja avaldada. Ja kellel veel on vaja, siis ma ütlen sellise taotluse lisaks. Ma puhastan kogu oma armastuse energia kõikidest vanadest kogemustest. Ma puhastan praegu oma otsusega oma armastuse energia kõikidest vanadest kogemustest. Ma puhastan oma armastuse energia kõikidest mõjutustest. Ma vaatan, milline on minu armastuse energia täielik potentsiaal, nagu kogu potentsiaal. Ja lihtsalt taotlusega ma kasutan oma armastuse energia kogu potentsiaali. Ma kasutan oma armastuse energia kogu potentsiaali. Ja tervis. Ma keskendun oma immuunsüsteemile oma kehas. Immuunsüsteemil on oma teadvus. Piisab taotlusest, ma keskendun immuunsüsteemile oma kehas. See on oma kaitsesüsteem, mis hoiab keha tervena. Ma annan edasi oma immuunsüsteemile siis taotluse sõnumi, nagu programmeerin loon. Et ma olen otsustanud olla täielikult terve praegusest hetkest alates füüsiliselt raku tasandil. Tunneta, et praegu on see tõeline otsus ja sa võid seda taotlust ka korduvalt teha, aga võib-olla ka ei ole vaja. Kui sa vahepeal ümber ei otsusta, siis ei ole vaja seda teha. Et tunneta, et sa edastad sõnumit oma immuunsüsteemile kehas. Nii, lihtne. Ma olen otsustanud olla täielikult terve raku tasandil. See keha, minu keha peab olema raku tasandil täielikult terve, sest ma olen otsustanud õppida, omandada kogemusi kergemal moel terves kehas ja ma lasen oma immuunsüsteemil hoida keha täielikult tervena. Ma tunnetan, et see on minu otsus. Ma lasen oma immuunsüsteemil hoida oma keha täielikult tervena raku tasandil.
ma vaatan, et poleks takistusi. ja ma lasen oma immuunsüsteemil hoida oma keha täielikult tervena, füüsiliselt raku tasandil. ja minu immuunsüsteem teab ise, kuidas oma keha tervena hoida. aga taotlus on edastatud, et keha peab olema terve raku tasandil. ja kogemusi saab omandada kergemalt terves kehas. ja minu kehas siis hormonaalne süsteem, hormoonsüsteem. ma tasakaalustan oma kehas kõik süsteemid nii, et minu keha saab olla täielikult terve. Edasi töötab juba immuunsüsteem, aga praegu lihtsalt ütleme taotlused ära. ma tasakaalustan täielikult oma kehasüsteemid nii, et keha saab olla täielikult terve. ma elan täielikult terves kehas ja ma kasutan kogu oma võimete potentsiaali pidevalt. ma saan vabalt ja kergelt luua. koostöös puhta loova energiaga. ma lasen endal nautida elu, vastu võtta naudinguid. ma lasen endal kergemalt kogemusi vastu võtta, ehk siis nagu kergemat elu elada. ma lasen endal elada täielikus külluses. ma lasen endal elada täielikus külluses. ja kogeda suurt naudingut elus. ja lõpetuseks üks väike oluline katse veel, et selleks, et inimene terviklikult saaks tunda ennast õnnelikuna, saaks tunda suuremat rahulolu, selleks on vaja siis vähemalt pool ajast või natuke rohkem kui pool ajast või enamus ajast elada enda jaoks sobivas sageduses.
olla enda jaoks sobivas energias. Ja selleks, et me paremini mõistaks seda, me anname siis tasanditele või sagedustele nagu, anname lihtsalt praegu näiteks numbrid, reaalselt neid numbreid ei ole, aga et teha vahet. Et 3. sagedus, 4. sagedus, 5. sagedus, 6 kuni 13 tüüpiline maa peal. Ja siis alates 3., 4. üks ei ole parem teisest, tihedus, konsistents on erinev. Otsin üles oma kodusageduse ehk siis sellise sageduse tasandi, et sa otsid üles praegu, ma annan taotluse, sa otsid praegu üles oma kodusageduse, kus sul on väga kerge luua. Kerge luua, sa tunned ennast kergelt. Sul on kerge olla oma armastuse energias, seal avaldada armastust. Ja ära võta nii, et mida kõrgem, seda parem. Otsi enda oma, sellepärast, et need võivad muutuda väga suht isegi kiiresti praegusel ajal. Otsi praegu enda jaoks kõige sobivam, sellepärast, et see määrab tervise ja rahulolu ja edu loomise, muide. Nii, proovime koos, mina juhin. Nii, ma olen 3. sagedusel, te ütlete mõttes kaasa. Ma olen hetkeks, olen 3. sagedusel kogu oma keha ja energiaga. Leppisime kokku korra, et Kristiina süsteemi järgi proovime. 3. sagedusel kogu oma keha ja energiaga. Ma liigun 4. ja 5. sagedusele, need on peaaegu üks ja sama. Ma liigun 4. ja 5. sagedusele kogu oma keha ja kogu oma energiaga. Tee kaasa täpselt. Liigun praegu oma tahtega, otsusega, nii 4. ja 5. sagedusele kogu oma keha, kogu oma energiaga. Olen 4. ja 5. sageduses. Fikseeri tunne. Ja sa pead tundma täielikku rahulolu. Nii, liigun 6. tasandile. Kogu oma keha, kogu oma energiaga. Liigun ja olen 6. tasandil. Kogu oma keha, kogu oma energiaga. Olen 6. tasandil. Tunneta iga värelust, iga muutust. Olen täielikult 6. tasandil kogu oma energia, kogu kehaga praegu. 6. tasandil kõik koos, nii. Kõik koos. Nii. Ja proovi mõttes, liigume natuke edasi ka. Oluline, et jääks maaga tugev side ka. Sest siis saab maapealset loovat energiat kasutada. Ei tohi nagu liiga tunda ennast eraldatuna kuhugi ära lennanud. Nii, liigun kogu oma keha, kogu oma energiaga 7. tasandile. 7. on ülemineku tasand. Võid öelda nii, et 7. liigume 8. ka. Nii, liigume 8. tasandile kogu oma energia, kogu oma kehaga. Nii, liigun ja olen oma taotlusega 8. tasandil. Nii, kus oli rohkem kodu, 6. või 8. Tunne, kuhu sa tahad maanduda. Selle nii alla. Nii, pärast me liigume oma kodusagedusele tagasi. Nii, 9. sagedus, tunnetan 9. sagedust, kogu oma keha, kogu oma energiaga. Liigun proovimise jaoks 9. tasandile maa peal. Seal loomisvõime avardub, aga oleneb.
sa võid isegi ruume näha või energiat näha või. No ja liigume ühe veel kogu oma energiaga, kogu kehaga 10. sagedusele. 10. tasand. Nii. Ja 10. edasi näitab, sümboolselt nummertasime, tegelikult neil on võib-olla teised nimed, aga 10. edasi lastakse nagu teatud ülesandega. Ei peagi olema, mina ei ole ka 10. kõrgemal tihti ja mõned teist võib-olla täiesti vabalt on. Et üks tasand ei ole teisest parem. 11, 12, 13. Nii, ja peale 10. on nii, meile näidatakse, et seda sagedust kasutavad inimesed, kes töötavad korraga mitmel tasandil. Et neil on vaja luua korraga mitmel tasandil midagi, et nad võivad olla maandatud ka sellest madalamal tasandil ja näiteks 13. Nii, ja nüüd kallid inimesed, otsime üles oma kodutasandi. Kus sa tunned nagu kodus, hakka ülevalt allapoole laskuma, 7. tasand, 8., 7. Kuhu sa saad kindlalt toetuda, tunneta, 6. tasand. Ja ma liigun veel allapoole, aga need, kes tunnevad, jääge täielikult sinna tasandile. Nii, 5. tasand, 6., 5. Visuaalselt võivad ruumid erineda, energiaruumid. 5., 4., 3. Sa võid tunda nii, et mingi kogemus seob sind 3. tasandiga, aga enamus energiat on näiteks mingi teisel tasandil. Seega sa võid tunda, et sul on mingi kokkupuude veel ühe tasandiga, aga enamus energiast on siis ühel teatud tasandil. Otsi seda tasandit, kus on enamus sinu energiast. Energia kogu kehaga mulle sobivas energias, sageduses.